No nii, tere veel kord kõigile. Et meie tänase veebiseminari eesmärk on siis see, et saame täpsema ülevaate sellest, et missugune siis uus gümnaasiumi informaatika kontseptsioon on, et seda saaks õpetada siis uuel, veelgi paremal tasemel, kui seda on siiani tehtud, sest et praegusel hetkel on sellega omajagu muresid olnud, aga maailm muutub kiiresti ja informaatika ei tohiks sellest mitte kuidagi maha jääda, ehk siis nüüd see uus kontseptsioon ja uued valikkursused on just selle jaoks, et siis saaks informaatika viia täiesti uuele tasemele ja meil on hea meel, et siin on nüüd üks hulk koole, nende õpetajad ja juhte, kes on siis valmis meiega koostööd tegema hakkama, et need valikkursused saaksid siis võimalikult head. Ja tänane see veebiseminar on üles ehitatud nii, et ma annan nüüd järjest kohe siin sõna nendele, kes hakkavad looma sisu nendele valikkursustele, ehk siis need, kellega teil on vaja tihedalt koostööd teha. Ja täna siis osalevad sellel veebiseminaril Mart Laandpere Tallinna Ülikoolist, Eno Tõnisson Tartu Ülikoolist ja Birgi Loorents TalTechist, ehk siis Tehnikaülikoolist. Ja kuna nemad siis veavad neid töörühmasid eest, kes siis hakkavad sisu looma, siis nad on kindlasti kõige õigemad inimesed, kes oskavad siis öelda, et mis nüüd järgnevate kuude jooksul saama hakkab. Ja kui teil tekib vahepeal küsimusi, siis nagu ma ütlesin, kirjutage sinna aknasse ja kindlasti anname pärast veebiseminari lõpus ka veel aega täiendavat küsimuste küsimiseks. Täna on siis oluline see, et te saaksite võimalikult selge pilgu kogu sellest asjast. Nii, ja nüüd ma annangi sõna Mart Laandpere, kes siis räägib sellest asjast kõigest lähemalt teile. Tere. Ma ei tea, kas te nüüd näete minu slaide ka? Ilmselt näete, jah. Ma teen niisuguse lühikokkuvõtte siis sellest valikkursuste loomise ja piloteerimise hankeprojektist. Räägin siis natukene lähemalt nendest kahest valikkursusest, mida Tallinna Ülikool arendab ja siis annan sõnajärje üle Enole Tartusse, kes räägib oma kursustest ja siis Birgi räägib siis TalTechi poolt ettevalmistatavast 5. kursusest. Nii, aga liigun. Kõigepealt kiirpilk siis sellele, kuidas me nüüd siis näeme, et hakkab muutuma informaatika ainekava. Nagu te ilmselt juba teate, siis esimesena alustas tööd siis informaatika ainekava töörühm, mis keskendus põhikooli informaatika kaasajastamisele ja siin sellel graafikul on siis näha need 10 teemat, mida siis põhikooli informaatika töörühm soovitas sisse viia põhikooli õppekavasse 1.–3. klassini siis kood, digiohutus, digikunst ja nii edasi. Nende 6 esimese kursuse kohta, mis on 2 esimeses kooliastmes, valmis siis Tartu Ülikooli meeskonna poolt digiõpik. Ja 7.–9. klassi teemad on praegu veel natuke lahtised, et kuidas sinna mingid materjalid võiksid valmida ja see on ka kõige keerulisem nagu tunni mahtude koha pealt. Nüüd gümnaasiumi osas moodustati siis eraldi teine töörühm, mis tuli lagedale siis sellise kontseptsiooniga, et pakkuda välja uurimistöö asemele või siis kõrvale selline digilahenduse arendusprojekt 11. klassis, mille õpilased võiksid nagu meeskonnatööna läbi viia. Nii et meeskonnas oleksid erinevates rollides need õpilased, et 1–2 programmeerijat, keegi, kes on siis, võtab enda peale testija rolli, keegi on kasutajaliidese disainer, keegi on projektijuht, keegi tegeleb kommunikatsiooniga ja nii edasi. Kõik nad rühmatöös siis valmistavad mingisuguse digilahenduse prototüübi. Me nimetame siis seda projekti siis digitaruks, et see on selline nagu mesilas sülem, kes siis tegeleb seal igaüks oma rolliga, nagu mesilastel on ka, eks ole, et keegi korjab mett ja keegi valvab kuningannat ja keegi tegeleb seal mingite muude asjadega.
Nii et see on siis see lõppväljund, aga me ei taha neid visata pea ees vette kohe sinna digitaru projekti. Me tahame, et nad 10. klassis valmistuksid selleks digitaru projektiks, võttes siis süvendavaid kursuseid, mis vastavad nende rollile 11. klassi selles digitaru projektis. Nii et kui keegi teab ette, et temast tuleb programmeerija, kuigi ta ei tea, millises tiimis ja millisel teemal veel, siis ta 10. klassis võtab 2 kursust, kõigepealt programmeerimine, programmeerimise alused ja siis sinna otsa tarkvaraarendus, kus õpetatakse siis ka, kuidas tarkvaratiim töötab ja kuidas töötavad koodi repositooriumid ja nii edasi, igasugused muud sellised töövõtted. Ja see annab neile siis nagu valmisoleku programmeerijana 11. klassis digitaru projektis osaleda. Täpselt samamoodi siis, kui õpilane tahab olla siis kas kasutajaliidese disainer või testija, siis nad võiksid võtta siis tarkvara analüüsi ja testimise või prototüüpimise kursus või need mõlemad 10. klassis. Ja siis on veel digiteenuste kursus, kus valmistatakse ette siis selleks, et mingisuguseid digiteenuseid nagu käivitada, püsti hoida, turvata ja nii edasi, nii edasi. Nii et meil on siis 5 valikkursust, mis valmistavad ette siis selleks digitaru arendusprojektiks. Me nimetame seda digitaru siis digilahenduse arendusprojektiks, et alguses oli meil tarkvara arendusprojekt, aga siis mingil hetkel tekkis ettepanekuid, et äkki see ei pea olema tingimata tarkvara, vaid see võib olla ka mingi riistvaraline projekt, näiteks eriti nüüd, kui see asjade interneti teema on muutunud odavamaks ja kättesaadavamaks ja lihtsamaks, et siis nad võiksid ka täitsa mingi riistvara projekti teha, aga ka riistvara on tarvis programmeerida, eks, ja prototüüpida ja nii edasi. Nii et see on selline üldine kontseptsioon ja see on see, mida me hakkame testima. Et nende kursuste kõrval jäävad ikkagi alles veel ka arvuti kasutamine uurimistöös ehk AKU kursus, mis on seni koolide hulgas suhteliselt populaarne olnud, siis geoinfosüsteemide kursus, robootika ja mehhatroonika kursus ja 3D modelleerimise kursus. Et nende jaoks on õppematerjalid olemas, e-kursused olemas, digiõpikud olemas, nii et nende pärast me praegu ei muretse. Et see, mida me hakkame praegu piloteerima, on ainult need 5+1 valikkursust, ehk siis 5 valikkursust, programmeerimine, tarkvara arendus, prototüüpimine, tarkvara analüüs, testimine ja digiteenused ja nendele järgnev siis digitaru digilahenduse arendusprojekt. Nii, et see sai meil valmis see plaan nüüd eelmisel kevadel, aga need asjad natukene nüüd venisid, nii et me ei saanud ennem käivitada seda hanget kui alles nüüd ja see on meie elu nüüd natuke keeruliseks muutunud. Igal juhul praeguseks on siis 3 ülikooli ühispakkumine võitnud selle HITSA poolt korraldatud riigihanke nende valikkursuste sisu loomiseks ja piloteerimiseks. Ja praeguse seisuga me siis meie oma pakkumuses esitasime sellise visiooni, et me loome need 5 valikkursust ja siis mingisugused juhendid, materjalid digitaru digilahenduse arendusprojekti jaoks. Niimoodi, et need koosnevad 2 osast. On eraldi seisev veebipõhine õpik, kus on ka interaktiivsed komponendid sees. Nii et need õpetajad, kes tahavad seda omal moel kasutada, võivadki kasutada ainult õpikut. Aga nüüd selle piloteerimise käigus me loome selle õpiku baasil veel ka e-kursuse, kus siis toimub siis õpilaste tegevus, kus nad lahendavad mingeid ülesandeid, esitavad neid hindamiseks ja saavad tagasisidet. Ja sinna sisse me siis ei kopeeri otseselt nüüd kõike seda sisu, mis on veebipõhises õpikus, vaid ainult need ülesannete osa. Ja hanke tingimustele kohaselt siis me oleme kohustunud piloteerima neid valikkursuseid paralleelselt arendusega, sest aega ei ole. Me teeme esimese portsu materjalidest valmis, esimese kolmandiku ja siis kohe hakkame piloteerima ja paralleelselt piloteerimisega me arendame siis ka teise kolmandiku ja kolmanda kolmandiku, nii et suveks on meil valmis kõigi 5 valikkursuse materjalid ja need on ka siis piloteeritud.
ja hanketingimustele vastavalt peaks leiduma vähemasti 2 pilootkooli, kes oleks nõus täies mahus piloteerima, ehk siis 5+1, kõik need 5 valikkursust pluss digitaru digilahenduse arendusprojekt. Esialgsel see hankelepingus oli hanke lõpptähtajaks 17. juuni ja praegu igal juhul nüüd ülikoolide poole pealt me oleme küll jõudnud sellisele veendumusele, et me ei suuda selleks ajaks kõiki 5 kursust pluss digitaru arendusprojekti läbi mängida. Nii et meie ettepanek on HITSA-le praegu olnud see, et me teeksime enne suve ära need 5 valikkursust ja valmistaks ette nüüd selle digitaru digilahenduse arendusprojekti niimoodi, et kevadel meil või ütleme enne suve meil oleksid moodustatud juba tiimid ja tiimidel võib-olla ka mingid teemad valitud selle lahenduse arendusprojekti jaoks. Aga tegelikult see projekt ise käivituks sügisel. Et praegu tundub, et HITSA suhtub positiivselt asjasse ja HITSA jurist on andnud rohelise tule, nii et see võtab natukene pingeid maha. Ja mõte oleks siis selline, et jaanuaris käivituks meil 3 kursust programmeerimine Tartu Ülikooli poole pealt, prototüüpimine, kasutajakeskne disain Tallinna Ülikooli poole pealt ja digiteenused TalTechi poole pealt. Ja need kestaksid 8 nädalat, nii et märtsi lõpuga nad lõppeksid ja siis aprillist algaks või märtsi lõpus seal algaks siis need 2 järele jäänud kursust, mis on tarkvaraanalüüs ja testimine, mida põhimõtteliselt oleks soovitav võtta nendel, kes enne prototüüpimise kursust ja siis tarkvaraarendus, mida oleks mõistlik võtta siis nendel, kes võtsid enne programmeerimise kursust. Nii et see on see praegune plaan. Ja projekti meeskond on siis selline, et Tallinna Ülikool oli see, kes esitas pakkumuse HITSA-le ja koordineerib kogu seda projekti. Et mina olen siis projekti üldjuht, aga meil on siis omapoolne tehniline tiim, kes arendab siis seda digiõpiku platvormi ja haldab seda ja Piotr ja Sander siis ja sisutiim on meil ka, kes me arendame 2 kursust, eks ole, see prototüüpimine ja kasutajakeskne disain ja siis tarkvaraanalüüs ja testimine. Ja siis meil on selle ühispakkumuse lepingupartneriteks on siis Tartu Ülikool ja TalTech, keda esindavad siis Enno Tõnisson ja Birgi Loorents vastavalt. Ja tehniliseks platvormiks siis õpiku jaoks me oleme valinud sellise platvormi, kus on WordPressi otsa installeeritud Pressbooksi moodul, mis võimaldab siis eksportida seda õpiku sisu ka e-raamatu kujule, e-puubina või PDF-ina, aga selle sisse on paigutatud siis interaktiivsed ülesanded, mis on koostatud H5P vahendi abil. Et need on sellised ülesanded, mis annavad õpilasele kohe vahetult tagasisidet tema sisestatud vastuse kohta. Et meie eesmärgiks on see kursus üles ehitada ümberpööratud klassiruumi meetodil. Et kõik need kursused on tegelikult nii nagu gümnaasiumi kursused ikka 35 tunni mahus kursused, aga tegelikult kontakttunde ehk näost näkku kohtumist õpilastel on selle aja jooksul ainult 16 tundi üldjuhul. Et 8 nädala jooksul nad saavad kokku 1 paaris tunniks iga nädal. Ja enne seda, kui nad kokku saavad, siis nad töötavad selles õpiku kallal nüüd selle uue teema läbi, vaatavad seal neid videosid, loevad seal neid materjale natukene ja siis teevad neid H5P ülesandeid, mis annavad neile kohe tagasisidet, et kas nad said sellest loetust või vaadatust õigesti aru. Ja siis nad tulevad sinna kohale ja siis kohapeal nad lahendavad nüüd juba konkreetseid ülesandeid ja võib-olla mõni ülesanne siis kodus lõpetada. See on niisugune üldine idee ja see platvorm meil siis seda toetab. Nii et nagu ma ütlesin, et me arendame nagu 2 komponenti, siis üks on õpik, mis on siis WordPress Pressbooks H5P platvormil ja teine komponent on siis see e-kursus, mis jookseb siis kas Moodle'il peal
või Tallinna Ülikooli poole peal me ei ole veel lõplikult otsustanud, aga me ise tahaks kangesti oma neid 2 kursust hoopis jooksutada OpenEDX-i platvormil. Aga seal väga suurt vahet ei ole, see on lihtsalt see koht, kuhu õpilased esitavad enda tehtud kodutööd. Me teeme sinna õpikusse ka terve hulga lisamaterjale videode kujul, nii näovideod, klassivideod kui ekraanivideod, intervjuu videod ja nii edasi. Natukene võib seal tulla animatsioone, natukene koodinäiteid, viiteid allikmaterjalidele, töölehti ja nii edasi. Ja lisaks sellele siis sõltuvalt kursuse enda nagu kontekstist me soovitame õpilastel kasutada siis mingisuguseid vahendeid, näiteks tarkvaraarendus kindlasti peavad GitHubi kasutama, aga me ilmselt soovitame neil GitHubi või Trellot kasutada ka prototüüpimise ja tarkvaraanalüüsi testimise kursustel, sest need kasutajaliidese disainerid ja analüütikud, testijad tavaliselt selliseid vahendeid kasutavad. Nii. Ja ajakava on siis selline, et 10. jaanuariks peaks meil 3 ülikoolil olema valmis siis 3. valikkursuste õppevarast, nende 3 kursuse õppevarast, mis käivituvad nüüd jaanuaris. Ja loomulikult koolidel on nagu erinevad graafikud ja kalendrid, aga me oleme niimoodi aru saanud, et suurem osa koolidest käivitab mingi uue perioodi või uue semestri 21. jaanuaril, mis on esmaspäev. Nii et me oleme praegu sellega arvestanud, et sellest kuupäevast siis käivituvad need 3 pilootkursust, programmeerimine, prototüüpimine, kasutajaliidese disain ja siis digiteenused. Need siis jooksevad kuni 22. märtsini, aga enne seda, kui need kursused käivituvad, siis me viime läbi tuutorite koolituse 11.–12. jaanuaril. See on ühepäevane koolitus, et pigem ta ilmselt toimub 11. aga praegu hoiame lahti ka selle võimaluse, et äkki teeme 12. Et kas 11. või 12. jaanuaril ühepäevane tuutorite koolitus. Tuutor on siis see koolipoolne esindaja, kes aitab meil seda kursust läbi viia. Ja tuutori rollist ja kohustustest me räägime natuke siis edaspidi lähemalt. Nüüd siis, kui need esimesed kursused hakkavad lõppema, selleks ajaks meil on valmis nüüd kõigi nende esimese 3 kursuse materjalid ja ka 2 viimase kursuse materjalidest 3, nii et me oleme siis valmis 8–14 märts vahemikus viima läbi tuutorite koolituse nende 2 viimase valikkursuse jaoks, mis on tarkvaraarendus ja tarkvaraanalüüs ja testimine. 25. märts need käivituvad, need 2 viimast kursust, mai lõpuks peaks nad läbi olema, vahepeal on seal vaheaeg ka sees ja juunis siis, juuni alguses me peaksime jõudma nii kaugele, et meil on juba teada need meeskonnad koolidest, pilootkoolidest, kes hakkavad seda digitaru projekti läbi viima siis sügisel, septembrist kuni detsembrini. Ja seal peaks siis olema, et igas selles digitaru arendusprojektis peaks siis sees olema keegi, kes on läbinud seal programmeerimise tarkvaraarenduse kursuse, neid võiks seal paar tükki olla, siis keegi, kes on läbinud prototüüpimise ja tarkvaraanalüüsi kursuse ja keegi, kes on läbinud digiteenuste kursuse. Nii et jah, juunis ikkagi tuleb meil nende 5 esimese valikkursuse kohta esitada täiskomplekt seda õppevara ja piloteerimise lõpparuanded HITSA-le. Et see jääb kehtima, nii et sügiseks jääb meil siis ainult digitaru arendusprojekti läbiviimine ja seal, kuidas me seal hakkame nüüd korraldama seda ülikooli poolset orkestreerimist, et selles osas me peame veel seda teiega koos arutama, et kuidas seda teha, aga kindlasti see digitaru arendusprojekt on rohkem nagu õpilaste endi vastutusel, et seal sellist nii-öelda traditsioonilises mõttes õppetööd ei toimu. Aga mingid abimaterjalid ja juhendid on. Nii, meie pedagoogiline lähenemine on üles ehitatud siis Merrili ülesandekeskse õppedisaini mudelile. Ja sealt me oleme siis võtnud selle 4 tüüpi õppesisu
formaadid on tell, show, ask ja do. Tell on siis põhiliselt tekstiline selline materjal, millega esitatakse uued fakted, mõistete definitsioonid, protseduuride kirjeldused, reeglite selgitused. Ja siis show komponentide abil, mis on siis peamiselt fotod, videod, skeemid, joonised konkreetsete eluliste näidete kohta, et nende abil siis neid samu tell-elemendis kirjeldatud fakte, mõisteid, protseduure, reegleid siis illustreeritakse eluliste näidete varal. Ask-tüüpi ülesanded on need interaktiivsed harjutused, mis on HVSP-ga tehtud, mis annavad siis õpilasele kohe automaatselt tagasisidet selle kohta, kas ta sai õigesti aru asjast. Ja do-tüüpi ülesanded on sellised, mida õpilased teevad siis nüüd väljaspool seda meie õppematerjali, ainult esitavad selle siis selle e-kursuse keskkonna kaudu, kas siis Moodle'i või OpenEDX-i kaudu. Ja nüüd sinna juurde me toome veel ka sellise juhtumipõhise lähenemise vähemasti, sest Tallinna Ülikooli 2 kursuse puhul me oleme välja valinud siis 4 sellist juhtumit, A, B, C ja D. A on siis selline veebiteenus, mis aitab üritusele registreeruda inimestel ja siis saada ülevaadet korraldajale, et kes on registreerunud ja nii edasi, nii edasi. Siis B on spordivõistluste või turniiri mingi koduleht koos analüütikaga, C on muusika e-pood või muusikamängija kasutajaliides ja D on siis omavalitsuse kaasavas eelarves noortepoolsete ettepanekute kogumise selline veebilahendus. Ja neid juhtumeid siis nad hakkavad lahendama siis niimoodi, et siin on näha see kursuse struktuur meil, see on nüüd see tarkvaraanalüüsi ja testimise kursus. Siin on 8 teemat, sest on 8 nädalateks. Esimene teema on tarkvara arendusprotsess, analüüsi ja testimise koht selles protsessis. Ja siin on näha, et kõigepealt tuleb alguses tell ja show komponendid, kus siis show käib juhtumi A baasilt, kus me oleme selle juhtumi A ehk siis selle üritusele registreerimise veebilehe jaoks ära lahendanud juba selle, et näidanud ära, et kuidas käis siin nüüd see analüüs ja kuidas käis siin testimine. Siis on väiksed harjutused ask-tüüpi objektidega HVSP-s selle juhtumi B kohta. Siis tuleb see rohelises tulbas on siis kontakttunnid, 90 minutit, üks kord nädalas nad saavad kokku ja siis seal nad lahendavad seda juhtumit C ja teevad hakatusega juhtumi D kohta ja juhtumi D osas jääb neil see kodutööna siis lõpetada. Järgmine nädal on uus teema. See on nõuete ja protsesside kaardistus, intervjuud, vaatlused ja nii edasi. Siin on illustreeritud see meil case juhtum B pealt, siis teevad harjutusi juhtumi A ja C peale, kontakttunnis lahendavad juhtumi D ja lõpetavad selle pärast, juhul kui vaja on, kui nad ei saa seda tunnis valmis. Ja nii edasi, nii edasi. Et see on selline nii-öelda pedagoogiline disain nendel 2 kursusel, mida teeb Tallinna Ülikool. Me ei suru ju seda peale Tartu Ülikoolile ja TalTechile, et nendel on natukene oma lähenemine siis omadel kursustel. Nii, ootused pilootkoolidele olete te ilmselt juba kätte saanud Kristilt. Me eeldame, et kool siis pakub igale valikkursusele koolipoolse tuutori, kes üldjuhul on informaatikaõpetaja. Teil puudub vastav informaatikaõpetaja, siis panete mingi teise õpetaja, annate talle näiteks paariliseks mingi kogenud õpilase, kes on juba teinud tarkvaraarendust näiteks või ühesõnaga on kompetentne ja oskab juhendada oma kaasõppijaid. Ja tuutorid saavad tasu HITSalt kooli kaudu, kool teeb lepingu HITSaga ja tuutor siis juhendab neid kohapealseid kontakttunde ehk neid praktikume, mis on 2 korda 45 minutit 8 nädala jooksul, kord nädalas ja põhimõtteliselt ei pea see tuutor tegelema üldse õpetamisega. Et juhul, kui õpilastel on küsimusi, siis te võite seal koos üritada sellest aru saada, mis see küsimus oli, eks, aga ei toimu loenguid, teie ei pea õpetama, te olete ainult seal selleks, et juhendada õpilaste seda iseseisvat rühmatööd. Nii, siis need tuutorid peaksid reflekteerima, igal nädalal natukene kirja panema, et kuidas neil läks, mis õnnestus, mis ei õnnestunud, siis dokumenteerida ka oma töötunnid ja oma
aja, mis ta kulutab selle piloteerimise peale, sest meil on vaja rehkendada, et kui palju see tulevikus maksta võiks, et kui ülikoolid jääkski seda teenusena pakkuma koolidele, neid veebikursuseid. Siis me palume ka täita ankeetküsitluse ja koguda õpilastelt siis teisele ankeetküsitlusele vastused, et tagada, et õpilastelt tuleks korralik laekumisprotsent, siis me viime paralleelselt läbi uuringu. Tuutorid panevad ka hindeid vastavalt oma kooli reeglitele siis nende DO-tüüpi ülesannete eest, mida õpilased esitavad sinna e-kursusele. Ja ülikool neid muidugi selles aitab. Me oleme teinud siis hindamisjuhendid, kuidas iga seda ülesannet tuleks hinnata. Ja lõpphinde peab ka väljastama see sama koolipoolne tuutor, sest teil on lepinguline suhe oma kooliga ja teil on kohustus need hinded välja panna. Et me võime selleks anda omapoolset infot ja soovitusi, mis see hinne võib olla, aga e-kooli või stuudiumisse seal panete hinde ikkagi teie tuutor, seal koolipoolne tuutor. Nii et jah, kui teil on seal alla 18-aastased õpilasi ilmselt on, eks ole, siis peate nende vanematelt koguma ka nõusolekud, mis me kõik teie jaoks ette valmistame, selleks, et õpilastelt koguda siis uuringu andmeid ja ka ühte tundi siis võib-olla videosse võtta, kui see õnnestub. Nii, et see on põhimõtteliselt minu poolt kõik, et kui teil nüüd on küsimusi mulle, et siis ma neid hea meelega vastaks ja siis annaks edasi järje. Kas praegu on küsimusi teil? Mina ei näe chatis küll, aga kirjutage oma küsimused chati, et me võime neid hiljem ka koos vaadata üle. Anna mulle see slaid, sul ei ole digiteoste slaid. Nimega ei ole. Pane siis mingi slaid, esimene slaid näiteks. See õppekava oli. Jah, õppekava näiteks. Jah, et mina räägin siis digiteenuste kursusest, mida siis aitab TalTech läbi viia. Tegemist on selle ühelt poolt sellise mõtteviisi kursusega, kus me vaatame, et mis asi tähendab üldse sellise startupi või firma või väikse projekti tegemine, et millised rollid siis on projektis ja et kuidas see osa üldse käib, et see annab ka sellise ülevaate, et miks need erinevaid kursuseid on üldse vaja, et ka teised kursused siis omalt poolt iga kursuse alguses toetavad sama informatsiooniga. Et ei saa täna maailmas teha kõiki asju ju üksinda, et on erinevad oskused. Kui te oled firma mees ja koer, siis lõpuks ikkagi ei saa ju edukaks, et mitu inimest on ikkagi tööl ju. Ja see on selline alguse sissejuhatav osa. Ja kuna startupi teema on hästi oluline olnud, siis me ka natuke tutvustame, et kuidas siis Eestis sellised idufirmad on oma lugu siis alustanud. See on niisugune sissejuhatav joodus. Pärast seda tuleb selline 7-tunnine e-teenuste moodul, kus me räägime üldse, mis asi e-teenus on, mis asi on e-riik, et toetame ka kodanikuõpetusõpetajaid sellest vaatest, sest et oluline on ju see, et informaatikaõpetus ei oleks asi iseeneses, vaid on päris eluga seosed ja ka ainedega seosed loodud. Ja e-teenuste koha pealt, mida meil lapsed tegelikult on alati ette heitnud, on see, et riik on valmis tehtud, kõik teenused on olemas, neid 2000 või palju Eestis on ja nendel pole midagi teha. Aga samas, kui me küsime, et aga mis teenuseid sa kasutad, siis tuleb välja, et nad väga neid meie riigi teenuseid ei kasuta, et ID-kaarti ei oska kasutada ja kõiki selliseid asju. Aga siis me tahakski selle kursuse raames teha sellised ülesanded läbi nendega, kus noored ise ütlevad, et millised teenused peaksid siis õpilastele kooli poolt näiteks olema pakutud, et kas on intranetiteenus või see on mingisugune SMS-teenus, näiteks saadab teada, kui tunniplaan on muutunud või mine tea, mis teenuseid nagu noored tegelikult ju vajavad. Teine osa on niisugused meelelahutuslikud teenused, mida nad siis oma sellise päriselus sõpruse juures vajaksid. Et kus mida head müügil on või kus õhtul pidu toimub, et ka äkki võib-olla sellised teenused on vaja arendada. Aga ma usun, et meie noorte hulgas on gümnaasiumis palju neid, kes tahavad päriselt ka riigi asju ajada. Nii et miks mitte mõelda kohalikule omavalitsusele või ka otse riigile või siis miks mitte ka terve maailma kontekstis, et milliseid teenuseid maailm vajab.
ja nad siis selle 7-tunnise mooduli jooksul siis teevadki väiksed esitlused selle kohta, mida nemad siis grupitöös arvavad, et maailm vajaks või nemad vajaksid. Et kuna tegemist on informaatika kursusega, siis me ei saa ainult rääkida sellistest teoreetilistest asjadest, mida maailm vajab, vaid peame ikkagi praktikalisse minema. Ja meie kursuse selline suur osa on õpilaste viimine administreerimisse. Ehk siis mitte nüüd niiva süsteemi administreerimine, aga pigem nagu veebiserveri ülespanek. Et me oleme jaganud siis 3-4 astmele ülesanded. Targad õpilased, kes on hästi nutikad, kellele meeldib probleeme lahendava. Neile öeldakse, et oleks vaja veebiserverit, aga hakka pihta. Vaadake ise, mis teile sobib. Läks. Teine siuke juba lihtsam on see, et kus me anname siis juhendid ette ja anname neile ka sellised virtuaalmasinad ette, kus osad asjad on juba ära tehtud. Nad käivitavad selle ja saavad otse juba tööle asuda. Ja siis on olemas see kõige lihtsam etapp, on see, et vali siis veebist erinevate teenuste vahelt. Meil on ju veebimine, WordPress olemas, on olemas Joomla, meil on väga palju erinevaid võimalusi luua oma e-teenus ju ka mitte sotsiaalmeediasse. Et need, kes siis nagu pelgavad sellist tehnilist administreerimist, siis nemad saaksid teha midagi lihtsamat juba olemasolevate asjade baasil, sest et päris paljud teenused on ka niimoodi ära tehtud. Ehk see on selline 12-tunnine moodul, kus õpilased õpivad siis päriselt asju nagu tegema. Ja ma usun, et te saate näiteks oma kooli veebile võib-olla siuksi aldajaid ja abilisi endale juurde, et kui nad on 10. klassis, võtavad selle kursus, siis mõtle 2 aastat saaks neid ära kasutada juba. Kindlasti meie eksperdid siis on tuletanud meelde, et üks asi on osata asju teha, aga teine asi on turvalisus. Ja me räägime ka turvalisus selle koha pealt vaatest, et kui sa ikkagi ei oska teha ja kui sa ei saa aru, mida sa teed, siis võib-olla mõnda asja ei peaks tegema. Et toome siis välja natukest turvastandardeid ja räägime ka nendest varjukülgedest. Mina ise võin tunnistada, et minul on vähemalt 4 veebilehte maha elu ees tõmmatud, nii et me saame ka oma päris kogemusi rääkida, et mis siis juhtub ja kuidas siis selliseid riske maandada. Ja siis kõige lõpus on ka meil väike projekt, kus on siis võimalik kliendilt teada saada, mida klient ootab ja esitadagi selline võib-olla väike pakkumus tehniliste võimaluste loeteluga ja soovitustega, mida siis antud väike töögrupp siis suudaks ära realiseerida. Et näiteks koolijuht ütleb, et me tahaksime teha uut kooli veebi, aga me ei tea, kuhu teha või kas me peaksime süsteemi alt vahetama, siis õpilased võivad teha näiteks sellise ülevaate, mis on maailmas olemas, millised asjad on kerged kasutada, millised rasked kasutada ja milline on nende pakkumus ja mille pärast just need antud teemad on turvalisused olulised kui ka sisu osas, et näiteks sinna saab hästi palju kasutajaid luua, kellel on erinevad õigused, et mine tea, mis võiks oluline olla. Et see on siis selline ühelt poolt mõtteviisi kursus, aga teiselt poolt selline tehniline on minikursuse seos. Aga kuna ma ütlen, et ma olen ise selle kursuse omal ajal läbi teinud, siis kui ma ise arvutit väga ei osanud, nii et kui mina ei osanud hakkama sain, ma arvan, et kõik lapsed saavad ka väga hästi hakkama. Oma koolis 7. klassiga oleme teinud, nii et ma usun, et gümnaasiumis ka hakkama. Kas teil on Birgile küsimusi? Äkki on tekkinud? Kirjas ma praegu ei näe, et keegi ei näe ka, et keegi väga hoolega trükk. Nõndaks, ma loodan, et te kuulete, las see sama pilt jääb ette, kus on Mardi slaidid siin kogu sellest süsteemist siis. Et Tartu Ülikool siis tegeleb siin 2 kursusega, need on siis programmeerimine ja tarkvaraarendus. Ma panin sinna chatti siis ka mõned laused. Kõigepealt seda, et me oleme programmeerimist niimoodi e-kursustena õpetanud juba ligi 5 aastat. Meil on need programmeerimise muukid siis. See link, see programmeerimine UTE on siis see, kust läheb edasi siis meie erinevatele kursustele ja antud hetkel siis programmeerimise kursus, gümnaasiumi programmeerimise kursus siis on üsna sarnane sellega, mis meil on olnud programmeerimise aluste kursus kõigile just teemade mõttes. Lähenemise mõttes me siis teeme seal üsna palju asju ümber, sest on selgunud, et need mooki asjad ikkagi väga hästi õpilastele erinevatel põhjustel ei sobi, et me teeme siis nagu gümnaasiumile selle sobivaks ja sisuliselt kirjutame selle materjali täiesti ümber. Ja siis tarkvaraarenduse kursus siis põhineb sellel programmeerimise kursus, seal on isegi niimoodi meil eeldusena juba seal riigihankes oli see ka kirjas. Küll aga nüüd inimesed, kes on oma mingi programmeerimise kursuse läbinud, et
peab siis igal juhul eraldi vaatama, et kas antud koolis on võimalik võib-olla seda tarkvaraarendust teha ka siis ilma uuesti seda programmeerimist läbimata, aga seda me siis vaatame vastavalt olukordadele. Nüüd, nagu Mart ütles, siis tegelikult sellel kursusel või nendel kursustel on teatud roll siis nendel e-materjalidel ja teatud roll on siis sellel kinnisel osal, mis on Moodle'is. Meil on siis Moodle'is tõesti, sest mõningaid asju on Moodle'is parem teha ja oluline roll on ka siis nendel tuutoritel. Ja üks asi, mida me siis mida Mart ka ütles, eks ole, et tuutoril jääb siis vastutus nende hinnete eest, jääb vastutus nende ülesannete lahenduste kontrollimise eest, mis siis on vaja õpilastel teha ja sellepärast selles programmeerimise tarkvaraarenduses peab olema sellel tuutoril siis ka vastav ettevalmistus just ka sellepärast, et ta siis ei kardaks sinna minna, et ta oskaks erinevaid küsimusi ka lahendada koha peal ja on võimalik, et sellel konkreetsel tuutoril või kohapealsel õpetajal siis on see juba olemas, siis on kõik väga hästi, aga me näeme üldiselt ette, et tegelikult neid õpetajaid, kes on selles mahus programmeerimist õppinud ja õpetanud, nüüd väga palju ka ei ole. Ja võib-olla teie koolides ka konkreetselt sellist inimest ei ole ja sellepärast me siis oleme nüüd välja töötamas siis ühte kursust, siis ma panin sinna chati ka siis selle nimeks on e-kursus, aga nimi on ta siis programmeerimise õpetamine e-kursuse põhjal, ehk siis aasta lõpus me juba alustame seda kursust, millele siis reklaami veel tehtud ei ole, sest veel ametlikult registreeruda ka ei saa, aga nii kui me selle registreerimise avame, siis me saadame ka, või siis Kristi saadab edasi ka teile, et kui on inimesi, kes tahab osaleda selles programmeerimise õpetamise kursusel, siis ma väga soovitan seda, et seal me ühe liinina võtame kindlasti selle, et kuidas õpetada nüüd just nende materjalide põhjal, just koolides. Aga kursused ise siis on, see programmeerimise kursus on siis selline 35 tundi, nagu ta peab olema, selline programmeerimise algus, mis mõnedel inimestel läheb siis kergemini, mõnedel raskemini. Teine kursus, siis tarkvaraarendus on sellel põhinev ja lisaks sellistele natukene keerulisematele programmeerimise asjadele, teemadele seal, mis meil kirjas on tegelikult siis ka see tarkvaraarenduse pool seal juures. See on nüüd see, mida meil selles mookis väga ei olnud, et see on täiesti uuesti, aga püüame siis seal ette valmistada inimesi siis selleks, et nad saaksid siis tõesti lõpuks siis selle digilahenduse arendusprojektis siis tegutseda. Et meie seltskonnas siin on päris mitmeid inimesi, pea kõigil nendel on ka siis see mooki korraldamise kogemus, on ka näiteks Tauno Palts, kes töötab ka parajasti koolis ja juba tegelikult esimesi katsetusi nende samade materjalidega, mis me siis jaanuaris ka teile pakume või natukene varem, on juba teinud, nii et me hoiame selgelt nagu kooliga kontakti ja loodetavasti siis ka õnnestub koostöö teiega, kui te seda neid kahte kursust piloteerima siis hakkate. Ja eks siin tuleb veel hulk detaile, mida me peame siis kokku leppima ja mis on täpselt tuutori roll ja mis on täpselt siis ülikooli või selle keskse korraldaja roll, et ju me siis sellega kenasti siin toime saame, aga tegevust on siin mõlemal poolel ilmselt päris palju, sest ega need kursused, need teemad ju ise õpilasteni ka ei jõua, et nad peab siis vaeva nägema nii õpilane kui õpetaja ja aga ega me seda ju ei karda, loodetavasti see kõik kenasti siis korda läheb. Et lühidalt kõik ja võib vabalt mulle ka siis küsimusi esitada, kas nüüd või siis kirjutada mulle näiteks ka hiljem. Praegu mulle tundub, et küsimusi ei ole tekkinud. Mina küsiks ise sellist asja, et mis on kõige suuremad sellised hirmud praegu või selliseid asjad, mis te tunnete, et võiks murekohaks saada? Sest nüüd on õige aeg, kus me saaksime teid lohutada, me saaksime nende hirmudega arvestada, me saaksime midagi nendes tegemistes teha paremini, niimoodi, et teil ei oleks nii palju, et oleks õhin, mitte ei oleks, et ei tea, kas nüüd ikkagi julgeb. Te olete väga tublid, et olete juba
lubanud tulla kaasa, et see on hästi-hästi kõva asi, et meil on nii ägedad koolid siin kõik. Aga just, et see, et me ei tahaks kuidagi, et see oleks kellelegi nagu ebameeldiv kogemus, et oleks ainult positiivne. Et sellepärast, et kas praegu on hästi rahulik koolis, kõik on nagu rõõmsad või on juba kuskil kukas hakkab kipendama, et nii palju uusi asju ja mitu kursust peab tegema ja ei tea, kes nüüd kõik ära saab teha. Ei ole väga jah. Ei oska karta, õige. No üldiselt on niimoodi, et kui teil nüüd tekib siin neid küsimusi lähiajal, siis julgelt võib need kõik teele saata mulle. Et ma niikuinii nüüd hakkan sellel nädalal tegema ka siis selliseid kokkuleppeid teiega, et kus on siis kirjas, et mis on need asjad, mida me teilt ootame ja mis on need asjad, mida siis meie teeme. Ja siis paneme selle nii-öelda raiume kivisse, et me siis kõik ühtemoodi asjadest aru saame ja saame siis koos ühise asja nimel toimetada. Ja siis ma tahtsin selle digilahenduse arendusprojekti kohta veel öelda seda, et kui nüüd õpilased hakkavad seda tegema, siis tegelikult on meil siin HITSA poolt ka see plaan, et nad teevad siis, neil on võimalus ka nii-öelda omavahel siis neid projekte esitleda, natukene nagu mõõtu võtta ja et parimad projektid saaksid siis ka tunnustatud meie poolt. Ja see oleks siis ka see võimalus, kus me saaksime jagada neid toredaid häid ideid, mis noortel on kohe ka järgmiste noortega, kes hakkavad oma ideid arendama, et see oleks siis tekiks nagu selline kogukond, kes mõtleb uusi häid lahendusi erinevatele probleemidele, mis meil on. Ja et selline mõte ka veel. Ja siis, kui nüüd kellelgi veebiseminari järgselt tekib mingisuguseid muresid või mingisuguseid küsimusi, siis saatke need kindlasti kohe teele ja siis me tõesti saame sellega tegeleda. Ja õpilased kursuste jaoks, et kui nüüd asi on kindel ja te teate täpselt, mis kursused teil tulevad, siis ei olegi muud, kui enne jõule püüda siis saada need õpilased kokku. Ma tean, et osades koolides on juba ka õpilaste nimekirjad olemas. Nii et kes veel sellega tegelema pole hakanud, siis nüüd on õige hetk sellega tegeleda. Nii, kas kellelgi on veel midagi lisada, midagi küsida? Mõni märkus? Hetkel tundub, et kõik on rahulik. Nii, siit Mart, sul ei ole midagi lisada? Nii, Eno? Ei? Et siis ma arvan, et me ei hoia kellegi aega rohkem kinni ja ma loodan, et teil see natukene pilt selgemaks, et mida üks või teine valikkursus nüüd endaga kaasa toob ja kuidas siis kogu see protsess peaks enam välja nägema. Ja nüüd täpsem info tuleb siis tõesti selle kohta, et kuidas nüüd tuutorid peavad toimetama hakkama ja kuidas nad oma õpilastel kõige paremal moel saavad toeks ja abiks olla. Et see saab siis selgeks jaanuarikuus, kui on siis koolitus nendele juhendajatele, õpetajatele, kes hakkavad siis õpilastega neid valikkursusi piloteerima ja katsetama. Ja meie igal juhul loodame, et meil saab olema väga hea koostöö ja et koostöös sünnib midagi väga head. Et mulle endale tundub küll, et see lähenemine, mis meil praegu on, et see on midagi sellist, millest meie haridusmaastik juba tunneb tegelikult mõnda aega puudust, aga mida siiani pole olnud, nii et ma arvan, et teie abil me suudame siis teha ühe hea asja ära. Nii, aga siis aitäh kõigile ja suhtleme siis, mina nüüd sellel nädalal kindlasti võtan teie kõigiga ühendust. Nii, ma näen, et siin. Aha, nii, aitäh. Ma mõtlesin, et tuleb mõni viimane küsimus veel, aga ei tulnud. Nii, no igal juhul suur tänu teile ja siis selle salvestust jagan ka, et kui teil on koolis kolleege, kes on ka asjaga seotud ja ei saanud praegu kuulata, siis saavad